tegelikult ongi nüüd aeg juba sealmaal, et asjad on kõik kokku pakitud. Nüüd ma näitan teile ka. Auto on igatepidi täiesti fullis. Ja ma lähen sõidan siis oma uude apartmenti, mis on siit siis poole tunni kaugusel. Ehk siis ja kartsin, et ma pean 2 tiiruautoga tegema, sest mul oli nii palju asju, et kogu see stuff, mis siin autos on, see on kogunenud 3,5 kuuga. Ehk siis päris crazy. Aga ja sellest videost tegelikult ma üritan üldse siukse vlogilaadse asja kokku panna esimest korda. Et stay tuned. Ongi aeg lõpuks jõudnud sinnamaale, kus on aeg teha house tour. Selle laupäeval siis täitub 3 nädalat, kui ma siin elanud olen. Ja ma just natuke uurisin ka, et kui pika video üldse Instagrami panna saab ja ChatGPT ütles 3 minutit. Ja mul on selline tunne, et see video kurmeerub vist üle esimeseks YouTube'i videoks. Sest ma kardan, et see video tuleb pikem kui 3 minutit, kohe kindlasti tuleb. Aga alustame. Esimene koht, kuhu me jõudsime, on siis maa-alune parkla, kus pesitseb ka siis minu auto. See on tegelikult hästi suur ja see on mitmekorruseline. Kui ma õigesti mäletan, siis siin on vist 3 korrust, 3., 2. ja siis sealt veel läheb tegelikult ka alla. Täitsa sinna lõppu ei hakka minema. Siis tahtsin näidata, kus minu huumer pesitseb. Siin liftis on siis kõik kiibi kaudu. Minul on siis ligipääs, kuhu me nüüd ka kohe lähme. Kohe saame teada, kas 2. või 3., 6., kus on panipaik, 11., kus elan siis mina ja 29., kus on siis barbecue-ala, jõusaal ja välibassein. Ja ma olen siis kuulnud, et siin on 2. või 3. korrusel siis ka piljardiala, pinksiala, kus saab siis mängida. Ja vaatame, kus kohas siin see siis täpsemalt pesitseb. See on siis ruum, kus ma olen ka ise esimest korda. Ehk siis siin saab mängida lauajalgpalli, pinksi, maalid kohe püüdsid mu pilku. Saab mõnusalt istuda, diivan, väga mõnus. Siin meil siis on panipaik ja minu panipaik on siis siin. Okei, vau, mingi uks on vahepeal sõidatud. Siin on siis minu ja minu siis korterikaaslase asjad, et siin oleme me siis jõudnud 29. korrusele, mis on siis selle kortermaa minu lemmikkorrus. Siin on siis jõusaal. Ma saan, et kedagi sees ole. Nii, ja see on tehtud siin nädal aega hiljem klipik ja siis lõpuks on siis tühi jõusaal. Ja siin on siis erinevad masinad, asjad ja kõik selles mõttes vajalikku saab ilusti, kenasti tehtud. Ja päevasel ajal on siit tegelikult hästi, praegu teine midagi on ainult see aknapeegeldus, aga hästi ilus vaade on siin. Et siuke juks. Siin on mega mõnus barbecue-ala ja hästi ilusa vaatega. Siin saab siis agentuuriga, majaomanikuga läbi rääkides korraldada ka sünnipäevasid, istumisi. Ja nii selle jõusaali, barbecue-ala kui ka siis välibasseiniga, kuhu me kohe lähme, on siis avatud, kus oli 6 hommikul kuni 10 õhtul. Siin siis oleme jõudnud nüüd välibasseini alale. Siin saab mõnusalt päikest võtta, chillata, ujuda. Siin on hästi paljudel elamutel siis basseinid, siin, seal, siin.
ja siit siis pärast ujumist, päevitamist saab kiire duši võtta, aga siin on tõesti vaated igalt poolt nagu megad, näeb igale poole nii hästi. Ja ega siin olemegi siis lõpuks jõudnud minu pesasse ja siin siis on meil mõnus köögiala, diivan, sihuke mõnus elutuba, raamaturiiul. Siit ma nüüd hakkangi ka vaikselt neid raamatuid uudistama. Ja siin on meil siis sihuke mõnus terrassi rõduala. Nii naljakas on nüüd siin seda sama basseini siit vaadata, kui ma vaatasin seda just korrust ülemal poolt. See ruumike seal on mu korterikaaslase tuba ja siit siis otse paremale minnes on minu vannituba. Siin me siis pesumasinat jagame. Aga kõik muu on siis minu valduses, mis on mega mõnus ja hästi privaatne. Ja siit siis minu magamistuba. Mis ma armastan selle toa juures on see, et mul on ülisuur riidekapp. Nagu päris ausalt, mul oli eelmises kohas oli mul mingi siiamaani see osa sellest oli riidekapp ja ülemine riiul siis oli ühesõnaga majamaniku mingisugust staffi asju täis. Mul on väga palju asju, mis ma siin selles mõttes teha tahan. Siia ma tahan näiteks jalanõude riiulit kindlasti, aga tõesti nagu riideid mahutab see väga korralikult ja väga palju, et see on tõesti hästi mõnus suur voodi, saab mõnusalt laiutada ja siin on siis ka mul tuled ja sihuke mõnus kapp. Teate, hästi huvitav tunne seda videot siin praegu filmida, sest ma tunnen, et ma räägin hästi pealiskaudselt, et ma võiksin nagu veidikese pikemalt võib-olla rääkida, tutvustada, aga ma olen harjunud tegema lihtsalt neid storysid Snapis semudele vloge, ehk siis see on nagu mul kui esimene kogemus reaalselt videot filmida. Tunnen puudust veits kaamerast ja sellest minimikrofonist, mis siis sa paned siia kuskile riide külge. Aga alustame siis Q&A-ga. Aga esimene küsimus siis kohe, et kas ma olen näinud ämblikke, madusid või hiiglaslikke känguruid, siis känguruid olen näinud, aga ma olen näinud neid pisemaid, et neid suuri, neid ma veel kohanud ei ole. Ämblike koha pealt olen näinud väga palju, samamoodi neid muid sitikaid, mis on suuremad. Ja madusid ei ole näinud. Loodan, et ei näe ka. Kardan, viskan suitsid püsti. Et need maod on nagu farmide teema. Et siin linnas neid nagu küll ei ole. Kuidas ööelu seal, kas joogid normaalse hinnaga või? Et päris ausalt ma ütlen, ma ei mäleta, mis hindadega on siin klubides joogid. Ma olen sellisel viisil ainult ühe korra käinud väljas, see oli mingi 1,5 kuud, 2 kuud hiljem, siis kui ma siia tulin. Siis ma käisin ühe eestlasega. Tahaks täiega järgi vaadata, palju mul tol õhtul kulus, aga mul on see Wise konto ära blokitud. Sellega on üldse omaette teema, aga ühesõnaga lühidalt mulle tuli siis esimene suurem summa, laekus siis kontole ja Wise tahtis siis mingisuguseid dokumente, asju selle tõestusest ja ühesõnaga nad ei aktsepteerinud neid ja mul konto pandi kinni ja nüüd on mul lihtsalt Commonwealth ja sellega ma ühesõnaga ei saa kuidagi nagu vaadata, palju mul tol õhtul nagu kulus, aga kui ma umbmääraselt mäletan, siis kas see võis olla äkki mingisugune mul $150 kanti, mis mul kuluda võis. Pole päris täpselt kindel, aga ma ei usu, et rohkem küll läks. Et nii palju, kui mul sõbrad, ma mäletan, rääkinud on, kui ma siia enne tulin, siis ütlesid küll, et oi, et need joogid ja asjad, et need on nagu nii kalli hinnaga. Ja et klubis läheb nagu raha palju.
aga mina nagu ei mäletaks, et nii palju läks. Aga jah, kahjuks täpse vastuse jään võlgu. Siis, et ära ei kõrbe selle kuumuse käes või? Siin võrreldes Eestiga siis mängib rolli see, et siin on hästi kõrge UV ja kui meil on siin siis suvi, Eestis on talv, ehk siis november, detsember, jaanuar, siis on UV eriti kõrge ja no siis ka sihuke 35 kuni 40 tsipa peale on kraade suht-koht igapäevaselt ja siis ikka põleb korralikult ära. Ülioluline ongi siis kasutada seda päikesekaitsekreemi, eks ole, tegelikult on siin sellises keskkonnas hea, kui kasutada seda aastaringselt. Kas mina teen seda? Võiks tihedamini, aga suveperioodil siis ikkagi jah, olin kohusetundlik ja üritasin enda nahka võimalikult palju päästa selle päikese eest ja muidugi võimalusel siis võimalikult vähe viibida selle laus päikse käes. Millal seal uued sponsorid saad? Ma eeldan, siin on mõeldud siis koostööpartnerite mõttes. Just eelmisel nädalal ma leidsingi siis ühe äpi. Eestis on vast nimetatud see nagu Promote. Ma ei ole kindel, kas see äpp enam töötab, toimib. Promote'i kaudu ma ise endale mingisuguseid sponsoreid, koostööpartnereid kunagi ei ole siis otsinud. Et need on kõik läbi Instagrami siis tulnud, aga siin siis ühesõnaga leidsin siis ühe äpi, olen juba siis mõnele ettevõttele ka koostöösoovi avaldanud, eks näis, kuidas siis nendega läheb. Millal me sind jälle Eestis näeme? Mul oli plaan tulla nüüd sellel suvel, ehk siis juulis või augustis Eesti, aga see trip jääb siiski ära. See Eesti tulek, ma kaldun, jääb järgmisesse aastasse. Mingid mõtted siin on võib-olla siis talvel, kuna mul tulevad vanemad siis talvel siia, siis võib-olla mõtlen, et tulen siis nendega tagasi nagu Eesti mingiks ajaks ja siis, et ise tulen siis nagu tagasi Austraaliasse, mis võib-olla olekski siis jaanuari alguses, aga sinna selles mõttes veel aega on, midagi kindlat ei ole. Et lihtsalt kuna siin on aeg nii selline, et sa ei tea nagu kunagi, et millal sul viimane päev siin tegelikult selles mõttes on, et ma võin ka siin nagu miks nii kaugele pidid minema Eestist? Selles mõttes ei olnud mul üldse mingisugune plaangi tegelikult, et pärast kaitseväge, pärast kooli, et ma tahaksin kuskile välismaale nagu elama minna, et mul oli vend siis see, kes mind on väga-väga pikalt pushinud, et mine Austraaliasse. No eks vast sellepärast ikka, et siin on nii palju eestlasi esiteks, eks ole, kas just see, et nagu esiteks, aga raha on selles mõttes magusa maitsega ja natuke lähedamal võiks see tõepoolest Eestil olla, saaks lihtsalt natuke tihedamini siis oma lähedasi inimesi näha, oma sõpru, oma pere, keda ma meeletult igatsen. Et kui oleks Austraalia lähedamal Eestile, mitte teisel pool planeeti, siis vast, et käiks isegi 2-3 korda aastas Eestis, et see oleks mega super. Palju kõrvale plikki saab panna seal olles? Ma lähenen sellele küsimusele selliselt, et see täiesti oleneb, mis eesmärgiga sa üldse Austraaliasse tuled, kui pikaks ajaks sa siia plaanid tulla. Siis jah, et alustaks nagu sellest mina, kes mul oli kohe nagu mõte, et okei, kui ma siia Aussi tulen, et siis see on kindlasti sellepärast, et raha kõrvale panna, et oleks lihtsam natuke seda raha siis kõrvale panna. Praeguse tööga
täpsustades palgaga, siis ei ole mul võimalus seda raha sellisel viisil kõrvale panna ja praegusel momendil ei ole see ka nagu eesmärk. Küll aga nüüd muidugi, kui järgmine töö, mis tuleb, on suurema palgaga, mul on reaalselt seda vaba raha, mida kõrvale panna, siis absoluutselt ma hakkan ka seda tegema, sest miks ma muidu siia Austraaliasse tulin, eks ole, et muidugi siis sellepärast, et seda raha nagu siis kõrvale panna, et saaks kiiremini oma unistused ja oma eesmärgid täide viia. Palgast ei hävene selles mõttes rääkida. Praegu on mul siis $30 tunnis, mis on linna kohta väga vähe. Kas just väga vähe, aga ütleme, et siuke 35-40 on siuke nagu keskmine, mida sa võid siin nagu väga vabalt nagu teenida. Aga eks muidugi siin kõik oleneb ka siis sellest, palju sul kogemusi on ja mis tööd sa siin nagu täpsemalt teha tahad, et sellest tuleneb ka siis su palk. Et näiteks logistika osas siis saaksin ma siuke $35-38 siin linnas töötades, aga ma ei tea, kas see on just see, mis ma nüüd nagu ka nii väga nagu teha tahaksin, et mul just oli siin mõttes, et võib-olla et selle logistika peale uuesti nagu minna. Aga siis samas jälle nagu tuletan meelde, kui rutiinne see töö nagu oli minu jaoks, et siis vast mitte. Aga üldjoontes ütleks küll, et muidugi absoluutselt, et seda raha on väga, on võimalus kõrvale panna. Kõige lihtsam on seda muidugi teha siis, kui sa töötad kaevanduses, sest seal sul ei ole ahvatlusi ega midagi, kuhu sa saaksid seda raha nagu kulutada. Et linnas olles ma ei ole praegu mitte midagi nagu save inud kõrvale nagu selles mõttes nagu pannud, sest linnas elades sa lihtsalt ikka ju ostad endale kas uusi riideid, uusi asju, möllad ringi, et siis seda raha selles mõttes läheb nagu nipsust, ei pane tähelegi. Et seda raha save imise poolt pean veel selles mõttes õppima. Vaatad küll, et okei, et tuli palk üle, eks ole, et nagu võiks nagu midagi kõrvale panna. Aga siis jällegi, et aga ma tahaks seda, eks ole. Et siis tulevad nagu need emotsiooniostud mängu. Ta peab mingi hetk kontrollima vaikselt hakkama. Ehk siis jah, sellist nagu täpset summat, kui palju sa raha saad siin kõrvale panna, siis see on nagu nii seinast seina, et seda ma nagu ei oska öelda, sest see oleneb lihtsalt nii paljudest asjadest. Eelkõige siis muidugi sellest, et kui palju sa üldse palka saad, kui palju kulub sul raha toidule, üürile, kui sa töötad näiteks farmis, kaevanduses, kus on sul siis majutus ettevõtte poolt, sa ei pea selle pärast muretsema, kaevanduses samamoodi söögi pärast sa ei pea muretsema, sul ei lähe söögile raha, eks ole. Aga samas, kui sul on see nagu nädal-kaks on sul vaba, siis sul selleks ikkagi nagu peab see elamine ka nagu olemas olema, eks ole, et siis tagasi nii-öelda mandrile tulla. Et siis see ka mingisugune nagu kulu on, et seda elamist siis ikkagi nagu maksta, eks ole. Ja jällegist, kui on sul auto, mida sa rendid, nagu näiteks mina, mul läheb sellele nädalas $200, siis jällegist ka kulu. Et siis muidugi need jooksvad kulutused, et selles mõttes jah, on seda nagu täpset summat raske öelda. Ma arvan, ma võtan tänaseks viimase küsimuse, mis on siis enim küsitud küsimus, kui kaua ma siin kavatsen olla. Eestis olles oli muidugi see, et 2-3 aastat ja ruttu tagasi Eesti, eks ole. Nüüd juba on nagu mõtted sealmaal, et tahaks olla siin nii kaua, kui niisu täis saab.
aga jällegist see kõik oleneb sellest, kuidas viisade asjadega läheb. Ma loodan, et esimesed 3 aastat on mul kindlustatud working holiday viisaga. Ehk siis 3 aastat nagu kindlasti, sealt edasi selles mõttes jah, et siis on ka nagu erinevad viisad, erinevad võimalused, näiteks sponsorviisa, et siis ettevõte nagu sponsib, et see oleks nagu tõesti nagu mega. Aga jah, täpselt nagu aastaarvu ei oska öelda, et pigem lähtun sellest, et kui unistused, eesmärgid, mis ma soovin täita, mis on ikkagi jah, päris korraliku nagu budgetiga, et kui nagu need on täidetud, siis eks näis, kaua ma selleks ajaks siin ära olen olnud. Et jah, selles mõttes 3 aastat loodan kindlalt, aga see edasine teekäik sellest ei tea.